Tule meiega kämpervanniga 2-nädalasele automatkale Lofootidele. Peatume looduskaunites kohtades, külastame väikseid kalurikülasid ja vallutame Lofootide mägesid. Let's go! Lofootidele saamiseks otsustasime sõita esimese laevaga Soome, sest varajase seikleja päralt on pikem päev reisimiseks. Kui pool suve oleme Eestis külmetanud, siis nüüd jõudis ka kuumus siia ja algas päris õige suvepuhkus. See väike vihm välja arvata, siis edaspidine puhkus kulges värvilisemates toonides. Meie esimene planeerimata vahepeatus oli Vaskikella. Soomes E75 maantee ääres asuv eriline restoran ja puhkekoht, mille südameks on üle 2000 kellakaira kogu. Lugu sai algus ühest Vaskellast, mille asutaja 1973. aastal restorani ette riputas. Ei läinud kaua, kui ühest kellast sai terve kollektsioon. See on hea koht, kus puhata jalga, teha lõunapaus ja imetleda kelli üle kogu maailma. Väikestest kellukestest hiiglaslike kirikukelladeni. Terve reisi vältel otsime kohti veekogude ääres, kus öö turvaliselt kämpervanniga tasuta veeta. Ja et sõit liiga väsitav ei oleks, siis tundus mõistlik esimene öö Oulus veeta. Leidsime ujumisranna ja selle parkla, kus süüa kaasa tehtud tuunikala salatit, nautida õhtupäikest ja värskendada ennast järvevees. Kuna õhtud on suvel pikad, siis nautisime seda lõkke ääres seni, kuni sääsed romantikale kriipsud peale tõmbasid. Hommik algas aga ilmselgelt kohvi ja värskendava supplusega ja jätkuski sõit Lofootide suunas. Käes on reisi teine hommik ja ületasimegi Rootsi piiri. Svenska igen. Inte bra. Tee ääres nägime armee ja mereväe ülejääkide kauplust, mille toodete ülejäägid on algselt loodud äärmuslike Põhja-Rootsi ilmastikuolude jaoks. Sama varustust kasutavad tihti ka metsatöölised, jahimehed ja matkajad. Kauplus oli suletud, põnevust pakkusidki rohkem puuskultuurid ja muud atraktsioonid poe ümber. Uskumatu mõelda, et alles olime suve alguses Eestis pikkades riietes ja nüüd Skandinaavia riikides püüame päikest. Ilmataat elab meile ikka elu eest kaasa, et see lühike puhkus eriti ilus ja päikseline oleks. Ja me ei kurda. Siis kui sõit kisub palavaks, siis leiame tee peal endale sobiva koha värskendamiseks. Ja sobiv koht osutus seekord ujumisjärveks ja lõkkekohaks Rootsis, kus vesi oli tõeliselt mõnus ja tõeliselt puhas. Sellised kohad meile meeldivad. Ma olen unistanud Norra reisist aastaid ja uskumatu, et nüüd olemegi sinna kämpervanniga teel. Lennureis oleks kiire ja mugav, aga automatkal näeme ja kogeme nii palju rohkem ja oleme loodusele nii palju rohkem lähemal. Kohe nii lähedal, et nägime ka põhjapõdrad ära. Nad on igapäevane osa maastikust. Nad liiguvad vabalt ka maanteede läheduses ja võivad ootamatult teele astuda. Huvitav on see, et peaaegu kõik seal elavad põhjapõdrad on poolkodustatud. Näevad välja kui metsloomad, aga kuuluvad kindlatele peredele või kogukondadele ja on siiski osa inimeste majandatavast karjast. Loomad on inimestega harjunud, kuid ei ole nii taltsad. Ja siis hüppasime nagu põhjapõdrad üle polaarjoone ja jätkasime teekonda Norra Bodo sadama poole, kus võtame varahommikul esimese praami Lofootide saarestiku tippu, et tipust mandri poole liikuda. Öö veedame Bodo sadama lähistel parklas, vaatega kesköö päiksele, sirutame jalgu ja jalutame väiksemat järve piiluma. Lofootid on saarestik, kus teravad mäetipud tõusevad otse merest, luues väga kontrastse maastiku. Lofootide saarestik on ühendatud ühe katkematu maanteega, mis kulgeb üle sildade ja tunnelite saarelt saarele. See tee E10, tuntud ka kuninglik maantee, võimaldab sõita mandrilt sügavale saarestikku ilma praami kasutamata, pakkudes samal ajal pidevalt vaateid mägedele, fjordidele ja avamerele. Seetõttu on seda võimalik kõige paremini kogeda just auto või kämperiga sõites. Asudes polaarjoonest põhja pool on seal võimalik kogeda nii kesköpäikest suvel kui virmalisi talvel. Kuna Lofootid on suvel turistirohked ja limiteeritud parkimiskohad täituvad kiiremate ja varajast ärkajatega, siis pidime ka nendeks saama ja saimegi. Parkisime endid kõige lõunapoolsemasse kalurikülla ära ja läksime seda avastama. Küla ühetäheline nimi on Öö ja me teame seda hääldust selle järgi, et kohalikud meid seda hääldades parandasid. Öö on nimi, mis tähendab jõgi soome-rootsi keeles ja see on Norra lühim ametlik küla nimi.
öö on tuntud oma hästi säilinud traditsiooniliste rorbude poolest. Rorbu on traditsiooniline Norra kalurimaja vee ääres, algselt kalapüügiks ja tursa kuivatamiseks mõeldud. Tänapäeval sageli turistidele üürikorteriteks ümber tehtud. Kuna me oleme ikka kaluri külakeses ja tursk on peamine elatusallikas olnud, siis külas asub ka Norra tursamuuseum, kus saab näha, kuidas tursk kuivatatakse ja töödeldakse. See on traditsioon, mis on kestnud juba sajandeid. Meile jättis see esimene külake nii mõnusa hubase esmamulje, et olime nii põnevil, millised külakesed ja peatused meid veel ees ootavad. Sõit Saarestiku tipust mandri poole oli nii lummavalt ilus, et pidin kõike dokumenteerima, et seda ilu ja kogemust teiega siin reisivideos jagada. Üks asi on rääkida, kui hästi reis läks ja teine asi on jagada seda selliselt visuaalsel kujul. Loodan, et nõustute. Kuna päevad on pikad, siis mahtus päevaplaaniga matk Rainebringeni otsa. See on ilmselt üks populaarsematest Lofootide matkadest. Parkisime endid mitte vaid matka läbimiseks, aga avastasime, et saame parkida enda antud parkimiskohale ka terveks ööks. Vaate üle kurta ei saa. Vaade oli ilus silmale juba enne seda, kui nägime, mis pildi veel droon ümbritsevast kaadrisse sai. Loodus on ikka nii võimsalt ilus. Keskpäeval kuuma päikesel matkama minna ei ole parim plaan, aga ega selleks hetkeks paremat polnud ka. Nimelt see matk jäi lihtsalt tee peale ja ei oleks tahtnud järgmisel päeval lihtsalt otsa ümber keerata ja selle juurde tagasi tulla. Rainebringeni matk Lofootidel tõuseb 448 meetri kõrgusele ja järsk rada ülesse on mööda kivist treppi. Minu jaoks oli terve matk läbida trepist piinarikas, sest selle läbimine polnud nii põnev ja põlvetsid korralikult vatti. Muidugi selle läbimine kinnitas ka fakti, kui halb oli antud hetkel minu füüsiline vorm. Aga las see praegu jääb. Tipus esimese asjana leppis Eesti lipp. Nimelt ka paar eestlast olid seda mäge vallutama tulnud. Vahetasime paar sõna juttu ja nautisime vaadet ikoonilisele Raine fjordile ja kaluriküladele. Peab tunnistama, et matk oli pingutust väärt ja jääb kindlasti veel kauaks meelde. Siiski esimene matk Lofootidel ju. Järgmisel hommikul liikusime Raine külakesse, mis oli ootamatult rahulik ja paistis silma oma värviliste kalurimajade ja dramaatiliste fjordivaadete poolest. No mida vaateid. Tankisime Circle K tanklas vett ja parkisime end kiireks jalutuskäiguks. Kuna küla on imepisik ja seal pole palju teha, siis põgusa jalutuskäigu juures nägime peamiselt atraktsioonid ära. Küla on ajalooliselt olnud peamiselt tursakalurite keskpunkt ning mõned traditsioonilised kalurimajad ja tursakuivatusrestid on säilinud algsel kujul, võimaldades turistidel kogeda autentset kaluriküla elu. Tursad riputatakse spetsiaalsetele puidust restidele, kus need täielikult õhu käes kuivavad. Õhk ja tuul aitavad kala kuivatada, samal ajal kui päike ja jahe ilm takistavad riknemist. See kuivatusmeetod annabki kuivatud tursale erilise maitse ja säilivuse. Ülejäänud päev kulges rahulikult sõites rohkete pildistamispausidega. Reisides Lofootidel meie päevased kilometraažid on nii väiksed, sest kõik vaatamisväärsused huviorbiidis on just selle niivõrd lähedal. Täna võtamegi vabalt, et homseks matkaks puhanud ja valmis olla. Enne kui Lofootidele reisi planeerisime, siis kuulsime, kui turistirikas see Saarestik eriti suvel on. Aga meil pole siiani ega reisi lõpuni probleeme parkimise leidmisega ega ummikühistumistega olnud. Võrreldes teiste riikidega, kuhu oleme Euroopas suvel reisinud, on see piirkond olnud isegi tagasihoidlik. Terve reisi vältel oleme tundnud end turvaliselt ja tundnud ka kämpervänni parkides, et me ei pea selle turvalisuse pärast muretsema. Teel järgmisesse kohta, kus loodame enne homset matka ööbida, leidsime koha, kus drooni lennutada. Me polnud ainsad selle ideega ja kohe näete miks. Ladies and gentlemen, daamid ja härrad, palun vaadake lihtsalt seda vaadet, eks? Siin on näha, kuidas teed ühendavad Saarestikku ja teevad sellega Saarestiku avastamise läbitavaks. Varem liikusid inimesed peamiselt meritsipaatide ja praamidega, sest saared on üksteisest eraldatud fjordide ja kitsaste kanalitega. Alles 20. sajandi keskel ehitati sildade ja tunnelitega ühendatud maantee E10, mis võimaldas saarelt saarele sõita autoga. Alles siis hakkaski Lofootidel turism arenema. Milline imeline aeg on meil praegu seda ilu ja võlu nautida.
Jõudsime oma järgmisesse Tudulasse otse vee ääres, kus algab ka Kvalvika rannamatk. Tegemist on väikse parklaga, kus on eriti hea vaade ja kus saab end vees värskendada. Lofootidel parklates peab väga hoolikalt jälgima, et auto oleks pargitud õigesti ja joonte vahele, sest seda päriselt käiakse kontrollimas ja trahvidega armu ei anta. Enne kontrollis isegi üle, kas meie auto on õigesti pargitud, et matkal see kripeldama ei jääks. Nägime nii mõnegi autoakna vahel trahvikviitungeid ja ütleme nii, et matkalised, kes matkalt tagasi tulid, ei olnud õnnelikud. Aga kes oleks? Kvalvika randa ei vii ükski auto ega praam. Sinna peab ette võtma vaid jalgsi matka. Matk pole teiste saarel matkade kõrval väga keeruline ega raske. Enno näiteks matkas selle plätudes, aga teistele ei julge seda soovitada. Mulle see matk väga meeldis, see polnud tuim matk kivikrepist ülesse, vaid oli vaheldusrikas ja väga põnev. Kuna randa pääseb vaid jalgsi, siis see pole üldse rahvarohke. See lisab minu silmis sellele rannale eriti suure lisaväärtuse, sest milline luksus on kuumal suvepäeval inimvaeses paradiisirannas olla. Vesi peale matka on kutsuv ja sinna me ilmselgelt suundusime, aga kuna tegemist on siiski Norra merega, siis see pole nii suve, kui tundub. Vesi on äärmiselt karastav ja patt oleks olnud pärast sellist matka sinna mitte sisse minna. Merevesi oli nii puhas ja mõnus ja andis nii palju jõudu, et veel üks ootamatu väljakutse vastu võtta. Nimelt veel kõrgemale ronida, et seda vaadet veel kõrgemalt näha. Alustasime matka üles mäkke ja tunnistasime oma silmadega, kuidas matkarada järsu tõusu pärast matkalistele ohutumaks ehitati. Tööl oli palgatud Nepali Sherpad, kes töötavad regulaarselt Himaalaja mägedes, kandes suuri koormaid ja ehitades järskades oludes treppe, mistõttu on nad just õiged mehed selle töö jaoks. Töö tundus nii manuaalne ja raske, et mul oli neist lihtsalt kahju. Matk ülesse polnud väga keeruline, maastik varieerus laugest jalutuskäigust järsuks tõusuks. Tõusust hoolimata oli nägu naerul, sest terve tee olid metsikult ilusad vaated ja ma olin nii õnnelik, kui ma lõpuks jõudnud olin. Kas ma juba ütlesin, kui ilus siin on? No ma siis kordan ennast. Siin on nii ilus. Mägi tõuseb umbes 543 meetri kõrgusele. Tipust avaneb panoramvaade mäestikule, Kvalvika rannale ja Norra mere poole, mis teeb selle ühe Lofootide ikoonilisemaks vaatepunktiks. Minu hinnangul üks ilusamaid vaateid. Mis teie arvate? Ja meil on ilmaga nii vedanud lihtsalt. Hing rahul, aeg liikuda tagasi parklasse, meie Tudulasse, süüa midagi head, värskendada ennast ja homseks välja puhata. Uus päev, uued seiklused ja kõik seiklused saavad alguse hommikukohvist. Boonuseks päikesepaiste, sinine vesi ja mägine reljeef. Ja siis sõitsime järgmisesse kalurikülakesse nimega Nosfjord. See erineb teistest Lofootide küladest selle poolest, et see on tasuline külastusala. Külastustasu on 100 Norra krooni ehk umbes 10 eurot inimese kohta, mis toetab ajaloolise kaluriküla ja hoonete säilitamist. Nosfjord on üks paremini säilinud ajaloolise kalurikülasid Norras ja kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Sajandeid oli see aktiivne tursamüügi piirkond. Tänapäeval aga on Nosfjord aga osaliselt elav muuseum. Paljud hooned on säilinud algsel kujul, kuid samas tegutsevad seal ka majutus ja käsitöö. Olles külastanud juba mitmeid kalurikülasid, siis imetasime seda kaugemalt ja uudistasime lähemalt hoopis kohalikku veekogu turismist kaugemal. Loodus sel hetkel oli vaid meie kahepäralt. Milline luksus! Lofootid on tuntud ka oma imeilusate siniste liivarandade poolest. Kuna ilm soosis, siis mõtlesime vahelduseks seiklemisest puhata ja rannas päikest võtta. Paraku pidime mõtlema plaan B peale, sest taevas muutus pilviseks ja õhk jaedamaks. Sellest hoolimata kassin varbad kargesse Norra merre ja liikusime edasi klaasipuhuja töökotta. Klaashytta Viktenis on käsitöö klaasipuhumise töökoda ja galerii, kus saab vaadata klaasi valmimist otse kunstnike käe all ning nautida unikaalset kunsti keset Lofootide mägede ja merevaateid. See on Põhja-Norras vanim klaasipuhumiskoht, algatatud 1970. aastatel. Klaasi puhumise kõrval on veel kohvik ja poeosa, kus saab endale keraamikat soetada. Ehitis ise on juba nii muinasjutuline ja see asukoht mere ääres. Kõrgete mägede vahel ma ütleks, et ideaalne paus peale matkade või maanteesõitude.
päris mõnus plaan B, kui ilm teised plaani lihtsalt ära nullib. Vägev näha, kuidas inimesed on iseendale elatusallikad loonud kohtades, kus väga palju töökohti pakkumisel ei ole. Kujutaks ennastki tegelikult Lofootidel elamas, küll aga ma pole kindel, millega ma seal tegeleda saaks, et mõnusalt ära elada. Aga unistama peab ja kes teab, mis tulevik toob. Tere hommikust siit samast puhkealast, otse vee äärest, kus algab meie järgmine matk. Päike paistab, hea on olla ja aeg on vallutada ära järgmine mäetipp. Matka alguspunkt on kohe E10 maantee ääres, mis teeb selle üheks lihtsamini ligipääsetavaks matkaks Lofootidel. Ja minu jaoks on see üks ka nauditavamaid matku, sest polnud kivist treppe, kus otse ülesse minna ja tõus ei olnud nii järsk ja armutu põlvedele. Ohversoi Kammeni mägi ise on umbes 436 meetrit kõrge ja tipust avanevad 360-kraadised vaated fjordidele, randadele, väikesaartele ja Lofootide mäeahelikule. Enne lasin enda drooni, et näha vaadet, mida oma silm tipust ei haara ja no vaated on lihtsalt lummavad. Mul on ikka äärmiselt hea meel, et valisime reisi sihtpunktiks just Lofootid ja et reis on selliselt kulgenud, nagu ta praeguseks on. Kui ma saaks midagi teisiti teha, siis ma ei muudaks küll mitte midagi. Mäkke jõudes hing puhkab ja süda on nii tänulik kõige eest. Hetkes olemine on hetk, kus hing saab lõpuks puhata. Olgugi, et meie reis on seikluslik, siis need on need hetked, mis täidavad mu tassid küllusega ja hinge rahuga. Uskumatu, et möödas on juba 5 imelist aastat sellest, kui oma reisi ja elukaaslast kohtasin ja kui palju seikluseid, avastamisi ja mälestusi meil selle aja sisse juba mahub ja mitmes riigis me juba koos käinud oleme. Kui aus olla, siis peale 20 riiki läheks lugemine sassi. Pärast matka suundusime randa ja peale pooletunnist ootamist, mille kasutasime lõuna tegemiseks, skoorisime endale ka miljoni vaatega parkimise mere ääres. See oli üks üksikutest tasuta parkimiskohtadest ja oli ootamist väärt. Jalutuskäigu kaugusel oli ka järgmine rand, kuhu suundusime väliduši alla ennast värskendama. Dušš tehtud, kui hea olla, siis oligi aeg matkalaud ja toolid vee äärde tassida. Ostsin Eestist kaasa ka veini, mille avamisega ootasime, sest ootasime seda õiget aega ja kohta ja siin see on. Kesk- ja päikse tõttu on võimalik nii pikalt õhtut ja üksteise seltskonda õues nautida. Õnneks sääsed ka Lofootidel pole nii suur probleem ja kaasa võetud sääsetõrjet meil vaja polnudki. Ilm ei ole kahjuks soovisaade, et seda saaks tellida. Hommik oli pilvine ja planeeritud rannapäevast ei toonud mitte midagi välja. Päevitamise asemel suundusime jälle kõrvalranda duši alla ja läksime edasi plaan B-ga. Liikusime edasi Viikingite muuseumisse. Viikingite muuseum viib ajas tagasi viikingite aega otse Lofootide südames. Siin saab siseneda maailma suurimasse rekonstrueeritud viikingi pealiku majja, vaadata käsitööd, proovida ise viikingite igapäevaseid tegevusi. Suvel saab ka sõita viikingi laevaga ja kogeda ajalugu elava, mitte klaasi taga oleva muuseumina. Sissepääsu osaks on arheoloogilised väljapanekud, unikaalsed leiud ja lühike film, mis jutustab porgi väljakaevamistest ja viikingite ajaloost. Kuna ma ise kahjuks suur ajaloo muuseumite huviline pole, siis seda muuseumi sai kogeda visuaalselt ja füüsiliselt ise erinevates tegevustes osaledes. Lapsed said sõita poniga, nägime, kuidas keedeti kasekoortest naha toonimiseks materjali, saime katsuda metsa ja nahka, süüa ülehinnatud pannkooke, õppida vibu laskma, kirvest viskama ja lõpuks viikingite paadiga sõitma minna. Paadisõit oli piletihinnas, aga selleks pidi registreeruma ja oma ajaakent ootama. Selleks oligi hea, et oli erinevaid tegevusi ajasurnuks löömiseks teha, sest järjekorrad olid pikad ja paadile mahtus vaid väike seltskond. Tegemist on rekonstrueeritud viikingilaevaga, mis on ehitatud samade põhimõtete järgi, nagu oli viikingite ajal. Madal ja avatud paat liigub vaikselt fjordi veel ja annab väga selge tunde, kui lähedal olid viikingid merele ja loodusele. Aerutades või lihtsalt pardal istudes on lihtsam ette kujutada, kuidas selliste laevadega avastati, kaubeldi ja vallutati. Paadisõit ise oli isegi põnevam kui oodatud. Viikingist juhilt saime küsida huvipakkuvaid küsimusi ja nägime, kuidas valmistati paati ette ja kuidas see vaid tuule abil liikus. Pilved olid dramaatiliselt nii madalal ja vaade oli nii filmilikult ilus.
lõpus pidin muidugi juhti isiklikult tänama ja koos kaadrisse saama. Kuna päevaks muud planeeritud polnud ja paadisõit oli päeva teises pooles, siis veetsime Viikingi muuseumis terve pika päeva. Proovisin elus esimest korda kirvest visata ja ütleme nii, et selliste oskuste juures ma ei oleks enne muistsel ajal perekonda viikingite eest kaitsnud. Muuseumiala on ikka päris suur, samme saab tehtud ja avastamist jagub. Jätsime lõppu siis kurikuulsa viikingimaja külastuse. Tegemist on siiski maailmas suurima rekonstrueeritud viikingiaegse majaga, mida nimetatakse ka pealikumajaks. Maja on 83 meetrit pikk ja oli keskne elu- ja söögikoht ja koosolekute ala, kus pealik otsustas kogukonna asju ja tähistati tähtsaid sündmuseid. Külastajad saavad piiluda, kuidas viikingite kogukond ühe katuse all toimetas, külastada lõkkeala ja kogeda mingil määral viikingite igapäevaelu. Võimalik oli proovida erinevaid viikingiaegseid riideid ja need siis piltide või videodena üles jäädvustada. Siin on siis minu viiking. Ütleks, et päris mõnus teistsugune päev ongi selja taga. Teekond jätkus Henningsveeri poole. Leidsin Park4Night äpist meile ideaalse parkimiskoha öö veetmiseks enne Henningsveeri asulat. Kuna parkimiskohad külades on tasulised ja limiteeritud ja meie eesmärk oli kasutada reisi vältel vaid tasuta kohti, siis oli minu töö kaassõitja printsessina need meile leida. Ja ma võin meie mõlemaist rääkida, kui ütlen, et ma sain sellega päris hästi hakkama. Seekord ööpime tursakuivatusrestide juures koos teiste kämperite ja telkijatega. Norras meie õnneks on metsik kämpimine ja autos magamine legaalsed. On vaid piirkonnad, kus seda teha ei või, aga meil idüllilise koha leidmisega pole probleeme olnud. Norra on justkui kämperite paradiis. Riik ise on kallis, aga kui osta toidud ja joogid kaasa ja ööbida samamoodi tasuta kohtades, siis reisikulutused reisi lõpuks tulevad madalamad kui algselt karta. Teed on ikka eriti hästi hooldatud, matkarajad on hästi märgistatud, vaated on võimsad ja üleüldse on siin nii võrratult ilus. Meil saab ainult üks väike piirkond Norrast avastatud, nii et peame siia kindlasti kunagi tagasi tulema. Saabus hommik ja jalutasime sealt samast parklast Henningsveeri. Henningsveer on eriti tuntud oma kaluriküla ilu ja sadama poolest, kus majad paiknevad kitsastel saartele rajatud teedel ja sildadega ühendatud saarekestel. Henningsveer erineb teistest Lofootide küladest elava kunsti ja käsitöökultuuri poolest. Seal on palju galeriisid, stuudioid ja tänavakunsti, mistõttu on see rohkem kunstiline kui rahulik Reine või ajalooline Nosfjord. Ma arvan, et te näete ise ka, et see küla on ikka väga fotogeeniline, eriti selle sadam, värvilised roorpuud ja kitsad sillad, mis sobivad nii hästi drooni ja fotograafia kaadriteks. Põhjus, mis selle koha nii eriliseks meie silmis tegi, oligi Henningsveeri jalgpallistaadion. Me olime seda näinud erinevates droonikaadrites ja võtsime eesmärgiks ise ka kätt proovida ja saada paar head kaadrit sellest jalgpalliväljakust. Henningsveeri jalgpalliväljak asub kitsal maasillal mere ja värviliste kalurimajade vahel, luues droonikaadrites mulje, et roheline väljak hõljub fjordi sinise vee kohal. Nägime ise ka mitut droonijuhti oma drooni lennutamas, aga lennates peab ettevaatlik olema, sest seal asub ka tuletorn ja eramaja. Eramaja omanikud on väsinud droonijuhtidest, sest olgem ausad, populaarne droonilennutuskoht rikub täielikult nende privaatsust. Ega endalegi ei meeldiks, kui terve päev keegi drooniga su maja kohal tiirutaks. Droonijuhtidena vabandame, aga need kaadrid tulid lihtsalt nii head, et me oleks kahetsenud, kui seda teinud ei oleks. Ma ei tea, kas teil on ka reisil oma bucketlistid, aga üks bucketlisti tegevus Norras oli kindlasti ära proovida kohalikust pagarijärist kaneelisaia. Ma olen väga suur kaneelisaia fanett ja austaja ning kaneelisaiad pidavad selle au sees olema. Valitud kohvikuks osutus seesama kohvik ja küünlapood, millel oli väga hea reiting ja arvustused. Kaneelisai on veel üks põhjus, miks siia kolideks. Ja ma ei pidanud pettuma. Ma degusteerisin siis oma elu ühte parimat kaneelisaia, mis oli nii pehme ja kohev, parajalt mahlane, ideaalse magususe ja kaneeli kogusega. Päev läks sellega veelgi ilusamaks. Henningsveeris kujutaksin isegi elamas ja mitte ainult kaneelisaiade pärast. See atmosfäär ja vaib on lihtsalt nii mõnus ja suve. See loodus on nii võluv ja mäed kutsuvad mu nime. Keili, tule!
valluta meid. Pärast kuuma päeva külm ja karge meri kutsus meie nime. Keili, Enno! Miks see võiks Eestis mägesid ja kristallselget merd olla? Meri võib isegi külm olla, aga peaasi, et on puhas ja kutsuv. Siis käiks ehk ka Eestis meres rohkem ujumas. Ja siis leidsin külakese, kus peaks Google'i ja arvustuste järgi olema mõõkvaalade vaatuspunkt. Jalutasime siis seda kohta otsima. Käes oli juba õhtu ja miks mitte seda kuskil künka peal mõõkvaalasid vaadates veeta. Künkale ilmusid ka kohalikud, kes väitsid, et seal on neid nähtud küll ja me ei olegi nii naiivsed. Ühte mõõkvaala isegi märkasime, aga meil polnud kannatust sinna terveks õhtuks jääda. Jalutasime veel majakani ja kutsusime mõõkvaala vaatluse sellega lõppenuks. Järgmisel hommikul ootas meid ees järgmine matk Djevelportenit vaatama. Djevelporten on tõlkes kuradi uks. See on dramaatiline kitsas koht mägede vahel ja looduslik kivivärav. Oodake ja vaadake ise hetke pärast, millest ma räägin. Matk hulges jälle osaliselt üles mööda kivitreppi. Oli järsk ja kitsas. Õnneks maastik varieerus ja matk üles ei olnud üksluine. Vaated olid igal sammul üles imeilusad. Ilm oli nii kuum, et tegi selle ronimise veidi raskemaks, aga ülesse ma jõudsin. Lõpusirg oli jällegi mööda kivitreppi ülesse kuni kitsa kiviväravani, mis moodustab sõna otseses mõttes ukse kahe järsu kalju vahel. Mõtlesin enne, kui sinna kivile ronisin, aga kuna enne mind läks vanema poolt saadetud laps, siis ma ei saanud kehvem olla ja võimalust kasutamata jätta. Julgustükk jäädvustatud, oli aeg troonitada ja imetleda seda vaadet linnulennult. Tipu või värava kõrgus on umbes 300-400 meetrit merepinnast, sõltuvad siis täpsest vaatepunktist. Kaugel avaneb Norra meri ja horisont, kus taevas ja meri saavad kokku. Eriti ilus oleks seda vaadata olnud kesköö päikse ajal, aga me olime varajased ja poleks jõudnud sinna nii kauaks küll jääda. Minu lemmikud trepid jälle, juhei! Õnneks allaminek kulges sujuvalt ja üpriski kiirelt. Vaated Svolvõrile, kuhu hiljem külmkapi magnetid ostma läksime, on ikka päris ilusad. Linn ise on suurem ja mitte nii muinasütuline kui teised Lofootide külad, nii et see osa reisist jäi jäädvustamata. Järgmiseks liikusime edasi end jahutama Svolvõri randa, kus saime kaldalt väikesele saarekesele jalutada ja ujuda. Nägime vees hästi palju millimallikaid, aga nende pärast me muretsema ei pidanud. Mingil teadmata põhjusel aga muutus vesi aga järsku neonroheliseks ja ei kutsunudki enam ujuma. Ööbisme Svolvõri sadamas, et järgmisel hommikul kohe minna ilma matkabussita tasuta praamile Skrova saarele. Nimelt kohtusime ühel matkal slovaklastega, kes on terve saarestiku läbi matkanud ja soovitasid selle plaaniks võtta. Kuna saar on pisike, siis poleks meil olnud matkabussi kuhugi parkida. Parkimiskohad on rohkem kohalikele saare elanikele. Teekond sinna oli iseenesest maaliline. Uskumatu, et siin elus veel midagi tasuta saab. Eriti veel praamiga kuskil Norras ringi sõita. Kuna saar oli imepisike, siis avastamist nii palju ei olnudki. Mõtlesime minna randa päikest võtma, aga ilm oli nii tuuline ja mitte nii nauditav. Ja kui meil tegevused ümber saaret tehtud sai, siis pidime veel lisaks paar tundi surnuks lööma. Sest päevas paraku sõidab vaid paar praami ja esimene praam tagasi on alles mitme tunni pärast. Ja nii me jalutasime inimtühjadel liivarandadel, ajasime juttu, unistasime ja nautisime seda, mida loodus meil tol hetkel pakkus. Tegelikult on Skrova saar hea koht, kuhu telkima tulla, sest rannad on inimtühjad ja suure tõenäosusega on rand ainult teie päralt. Teie päralt, kes ihkavad vaikust ja rahu ja tahavad olla lärmist ja tsivilisatsioonist mõneks ajaks kaugemal. Boonuseks kristallselgne türkiisinine merevesi, liivarand ja dramaatiline mägimaastik. Olles juba harjunud linnakära, müra ja sagimisega, on hetk vaikselt saarekesel, kus inimesi ja tegevust napib, tõeline luksus. Seda lihtsalt peab hindama. Aga enne veel, kui saarelt lahkume, siis muudame selle meeldejäävaks restoranis, kus proovime ära oma elu esimese vaalasteigi. Teiseks võtsime fish and chipsi ehk paneeritud kohaliku kalafriikatega. Vaalasteik oli kergelt praetud, rikkalik ja hõrk.
tekstuur tihe, aga maitse sügavam kui tavalisel veisesteigil. Kogu toit oli äärmiselt nauditav ja hästi balansseeritud, päriselt ka. Aga saarel veini tellides peab arvestama, et 10-eurone pokaal valatakse täis otse paki veinist. Pean kurbusega tõdema, et aeg Lofootidel on täis saanud ja aeg on hakata vaikselt tagasi liikuma. Võtsime Eesti minemiseks julgelt aega, et sõitja väsitaks ja saaksime tee peal veel Rootsis Abisko rahvuspargis käia ja Rovaniemis jõuluvannale tere öelda. Jääme Lofootia matkabussiga reisides meenutama ka üht mõnusat puhkust, kus oleme saanud nautida loodust, mägesid, matkasid, päikest, helesinist Norra merd ja kaluri külakesi, mis on igaüks olnud oma atmosfääri ja hingamisega. Oleme kohtunud sõbralike inimestega ja nautinud optimaalselt kvaliteetaega koos. See siin on siis Abisko rahvuspark, üks Rootsi vanimaid ja põhjapoolsemaid rahvusparke. Asudes Lapimaal Norra piiri lähedal on see paik tuntud oma avara tundramaastiku, selgete jõgede ja erakordselt stabiilse ilma poolest. Just siin algab ka legendaarne Kungsleden ehk kuninga matkarada. Kui sa saad võtta puhkust 3-4 nädalat ja sooviksid tulla Rootsi matkama, siis Kungsledeni kogupikkus on kuskil 440 kilomeetrit. See viib rändaja läbi avara tundra, üle mäekurude, mööda liustikujõgedest ja kristallselgetest järvedest. Maastik vaheldub pidevalt ja pakub igal sammul uusi vaateid. Kuna meil ei olnud siin rohkem aega veeta kui üks päev, siis külastasime vaid Abisko Jakka kanjonit, kui ma seda õigesti hääldan. Tuhandete aastate jooksul on jää ja vesi uuristanud siia sügava kuristiku, kus türkiisinini jõgi murdub läbi tumeda kalju. Me polnud enam kindlad, kus kanjoni matkarada päriselt lõppes, aga kuna me proovime alati tagasi matkata teist rada pidi, siis improviseerisime ja usaldasime seda rada, mille kasuks otsustasime. Tagasi saab ju alati minna, aga ees võib veel midagi põnevat olla. Kui argipäevades on rohkem struktuuri ja plaani tegutsemiseks, siis puhkusel on nii vabastav lasta lahti sellest ja lasta end päeval ja teekonnal üllatada. Rootsis parkimiskohta leides kohtusime reisi jooksul esimeste ebameeldivate ja tusaste naabritega. Tegemist oli puhkealaga, mitte tasulise kämpinguga ja naabrid ajasid näpuga järge, mitme meetri kaugusel me oleks pidanud neist parkima. Isegi mõnes kämpingus on olnud kämperid üksteisele palju lähemal, aga mis teha? Kui oled juba sündinud vingujaks, siis alati leiad põhjuse, mille kallal vinguda. Hommikul jõudsime Soome ja arvake ära, mitud põhjapõtra me tee peal kohtasime. Ütleme nii, et neid oli palju ja nautige seda minutilist klippi pühendatud meie Lapimaa sarvilistele sõpradele. Autod põhjapõtru väga ei hirmuta, nad on liiklusega harjunud ega torma eest ära. Sageli nad lihtsalt vaatavad ja jätkavad kõndimist. Kui põhjapõder kõnnib rahulikult keset teed, siis ei ole ta eksinud. See on tema jaoks lihtne liikumistee. Talven on tee peal kõndida soojem ja suvel on siin vähem putukaid. Ja mis kõige parem, neil on alati eesõigus. Lapimaal on täiesti normaalne peatuda ja oodata, kuni kari otsustab ise millal lahkuda. Need hetked, kus autoga seisame ja põhjapõdrad aeglaselt mööda teed liiguvad, tuletavad meelde, et Lapimaal ei juhi rütmi kell ega liiklus, vaid loodus isiklikult. Kuna sellist vaatepilti ikka iga päev ei näe, siis tundus meile see sõit ikka eriti põnev. Muidugi ka ohtlik, aga õnneks meil oli reisil kaasas 2 silmapaari, mis seda tegevust hoolsalt jälgisid ja meil ei olnud mitte kusagile kiiret. Sel reisil täitsin veel oma lapsepõlve unistuse ja tulin Lapimaale, kohta, kus väikeste ja suurte eestlaste jaoks jõuluvana elab. Ja see on polaarjoon, nähtamatu piir, mis jagab maailma 2. Siin Rovaniemis saab sellest lihtsalt üle astuda keset juulit, kui päike ei looju ja suvi on täies hobus. Täna küll vihmaselt, aga täpselt selline ongi olnud ka siiani pool Eesti suve. Mõni samm edasi ja oledki kohas, kus aastajad segunevad. Jõuluvana elab siin aastaringselt, ilma lume ja pakaseta, aga ikka sama muheda naeratusega. Isegi suvel on jõuluvanal järjekord ukse taga, et temaga pilt koos jäädvustada. Jõuluvana külak on ikka päris suur, isegi suveniiripoed on suvel aktiivselt tegusad. Ja siis postkontor, väike maja, kus kirjad rändavad laiali üle maailma, kandes ainulaadset jõuluvana templit.
sõnumid, mis on kirjutatud suvel, jõuavad kohale jõulude ajal või isegi peale seda. Nägime ka kohta, kuhu Eesti ehk soomlaste jaoks Viro kirjad ootavad oma aega. Ja selline oligi siis Jõuluvana küla suvel. Täiskogemuse saamiseks tasub seda siiski talvel külastada. Üks raske ohe siia lõppu, sest reisiseiklus ongi selleks korraks läbi. Ei hakanud tagasiteed edasi dokumenteerima, aga loodan, et video meeldis ja saite Lofootide kohta rohkem teada. Eks igaüks kogeb Lofooti erinevalt, aga teie ees oli meie seiklus ja kogemus. Aitäh teile, kes te vaatasite. Tšau!